No seltsimehe tunnetud, palun astuge edasi, aga. Tere tulemast. Palun astuge edasi, seltsimehe tunnetud. Sanatoorium on avatud. Tahaks näha selle käskja. Mille alusel nüüd siia tood? Ja tunnen teile kaasa muidugi selle unetuse tõve puhul ja loodan sellist vähe vaevalist paranemist, aga ilm isegi sai tellitud, et küll see paranemine ka tuleb. Aga kui võõras naine siia abiellub, siis ta paneb seal jõulupõlle jaanipäeval ette ja kõik naeravad. Naised panevad alati kirikusse minnes rätiku pähe, pea on kaetud. Aga muidugi võõrastele, jah, mehed võtavad õiguskirik, et algselt Rootsi ajal jõudis Eestisse Luterius ja siis oli ka Kihnus Luteri kirik. Aga venestamisel tsaari Vene ajal, siis tsaari ukaasiga käsuga võeti lihtsalt Luteri koguduselt kirik ära ja öeldi, et see on õiguskirik. Ning siis luterlastel ei jäänudki ju tegelikult muud üle, kui võtta omaks see usus. Punane ja siis selle teisel, kes seal käsitööb, miks tal on sinine. No nii palju ma ei oskasin, sain aru ütelda, et meil on praegu peres kõik korras, aga temal suri ema ja tal on selle õnne. Siis jootakse põld. Sellepärast vist on lihtsam seduda, ma arvan, miks see asi välja on mõeldud. Jõulud aegsa sööd kõhu rohkem täis, sa julata käsi selja taha. Noor saab tagasi midagi. Ei, vaata sõlmitakse siia. Kaua siukse tegemine valmis aega võtab ka või? Tanuga. Kui ma näiteks käisid, võib-olla iga päev raudselt teha 8 tundi. Võib-olla minul läheb küll mingi kuuga ligi läheb ära, kuu aega läheb. Kuu aega selliselt seda teha, jah? See on juba peentööga. Jah, peen, sa ei saa seda teha 8 tundi. Silmad ei pea vastu. Ei pea, ei pea vastu. Ja kevad õisidod, roovimaas, seal päikse kiirijoon, siis tunnen ma, selles otsas saab, kui ookeanas on mõõnas kevad ööd, kõrge käib ja kuu on öösel suur ja valgus välis taevaga. Tere, kuldsed uksed kodud, tere, värvitud väravad, tere, värvitud väravad. Sebastian mängib Kihnu tüdrukutega. Väga toredad tüdrukud. Merisub vahusel pinnal, äkki neile seal tantsimas näen. Ja meri on sünge kui hauas, ei tähti seal tantsimas näen. Meri on, meri jääb, meri olema peab, naine laksudes rannale lööb. Tihti juhtub ka nii, meripidu peab siin, naine mühinal randuvad siin. Tihti juhtub ka nii, meripidu peab siin, naine mühinal randuvad siin. Ja veri oli kuud, ahoi, 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 sest noor mina hoolin siin. Ahoi, ahoi, ja veri oli kuud. Tahan sulle ütelda
Krista, palun sind tantsule. Sina väike nagu isu neiu, ei ütle mina sõnu. Sina ikka minu näiu, sind kuumalt armastan. Taas laine möllab torp. Kes seda Sartkord külastab, sel sööda rõõmu täis. Siin taevalael on ümmarguu ja lakas lõhnab hein. Siin ööbik laulab läbi ööda laul, kui viiul heliseb. Ei seda saart küll unustada, iialgi ei saa. Kui koidab hommik taevalael ja algab suvepäev, siis kajakategi sa kostab ööle rannamäel. Kui lükkad lakaluugi valla, vaatad kõrgelt ülalt alla, kuuled, kuidas lained laulavad. Ja. Hakkasin kaks asja peab olema ju. Hakatus peab olema ja lõpp peab teada olema ja keskele viruta nii palju, kui tahad, mitu sadas. Et teeks ju meremeeste laulu, ta luges need läbi ja ütles, et tead, ma sulle ütlen, see on ehtne meremeeste laul. Et see laul ikka läheb küll tuulde ja kui valmis saad, esimene olen mina kohegi selle laulu omale võtab. Jah, noh. Ja tõepoolest ma pean ütlema seda. No kaua aega läks siis või? Lauluga või? Jah. Ei olnud midagi. Tund aega ei ole valmis. No kähku tuleb see. Ja nüüd laulame juba 30 aastat juba. Ja nüüd see laul on jah. See laul on jah. Jääkna peale krabiseb vihmapisku sabinal, tumedate pilvede seest, väike majake käharamänni all, ootamas meremeest siin. Neiuke nooruke laterna valguses, silmis tal murelik leek. Jõua mu laevuke valgedes purjedes koduküla rannale nüüd. Laterna valguses tormisel sügisööl näitan sulle kaldale teed. Sina minu meremees tormidega jakas, koju sind ootan ma siin. Kas see sära peab olema kogu sanatoorium? Kus on siin sanatoorium? Kus? Kabineti? Telefon? No metroo. Meie küsime teile. Kus on sanatoorium? Näete, siin ta on.